Armas rahvas, on rõõm taas teiega olla. Olen nüüd mitu päeva sellesama ladumise juures istunud ja kuidagi ei taha see pilt end muuta lasta. Ja ei saa mina enne lauda tühjaks teha, kui pean teiega jagama, mida ma siin näen ja mis meil siin laual on. Et hakkame siis aga otsast pihta. Mineviku vabastamine on see esimene kaart. Avardumine, transformeerumine, energiate transmuteerimine. Energiat saavad muundatud just selliseks, mis on kõigi hingede kõrgeimat hüvangut teenivad. Ja vaata, kui huvitav see kuju istub justkui seal koopas, pimedas koopas. Ja tuleb valgus nii maa seest, kui tuleb valgus ka taevastelt. Aga koobas on meil viimasel ajal ka selline läbiv märksõna olnud pimedus. Pimeduses olek ei ole pimeduses istumine, iseendaga üksinda istumine ei ole alati paha asi. Ja üks selle ladumise märksõnadest või üks juhatusest ongi see, et istu selle teemaga, mis kerkinud on või mis on päevakavas, et istu selle teemaga ja luba sel kõnelda. Mida kauem sa istud ja mida rohkem on sinu sees sellist vaikust ja ruumi tulla juhatustel ja sõnumitel, seda enam kihte end avaldavad ja näitavad. Ja meie teine kaart siin on ahelate purustamine, esivanemate mustrid, tervendus ja tuleviku ümberkirjutamine. Ja vaata, siin on jällegi see koopa motiiv. Huvitav, et see nii läbivalt sisse tuleb, aga ju siis on see oluline hetkel see motiiv. Ja see, mis esivanemate poolt, siin on justkui varjud ja see kuju siin vaatab nende varjude poole ja koopa poole. Et see, mis esivanemate poolt tuleb, see ei tarvitse alati olla midagi halba või sellist, et mingi teema, mis on raske ja mida tuleb läbi töötada, et see samamoodi võib olla, kas asjas on valgus ja vari, et see võib samamoodi olla. Kass tahtis praegu statiivi ümber ajada, vaat kui huvitav. Palla, kas sa jätad? Just nimelt kass kui intuitsiooni kehastus. Tema nügib mul praegu siin jalgu ja statiivi jalgu ka, mis hoiab kaamerat, nii et vabandust selle raputuse pärast siin vahepeal. Et peaaegu oleks ümber lükanud. Ja väga usinasti tema nüüd praegu seda siin kõigutada tahab. Paistab, et ta tahab ka tulla siia lugemisse. Vaata, millest ma rääkisin. Et need esivanemate poolt pärandatud teemad, et need ei tarvitse alati olla sellised millegi tervendamisega seotud, et me tihtilugu otsime seda, et mida me saame tervendada, parendada ja nii edasi ja vabastada ja minna lasta, mis on osa sellest asjast. Aga koos selle valu ja raskuse vabastamisega pääseb tegelikult ka kingitus vabaks ehk et pärand, mis on sulle mõeldud toetuseks ja õnnistuseks ja sinu kaasavara. Et neid raskusi ei pea igavesti kandma, sa võid otsustada, et nii, olen nüüd need raskused tervendanud ja valud vabastanud ja energia transformeerinud
ja on aeg vastu võtta see pärand, see positiivne, see edasiviiv toetus. Ja ükski vaevanägemine või ükski sinu poolt panustatud energiaraasuke ei ole asjata sündinud. Vaate suur olend siin hoidmas imepisikest vihmavarju, et teda ennast ei olegi vaja vihma eest kaitsta, aga ta muretseb selle väikese tegelase pärast, kes on siin vihmamantlis ja kes tunneb rohkem seda külma ja tuult ja märga. Et pigem on siin küsimus selles, et mida mina saan teha kellegi heaks, kes hetkel just abi ja toetust vajab. Nii et võib-olla su esivanemad vajavad natukene abi, et seal mingid asjad läbi lõigata. Kusjuures hästi huvitav on see, et järgmisena vaata sõdalase kaart koos valgusmõõgaga. Nii et on kohe toetamas meid. Kui sul on tarvis midagi minevikuga seoses läbi lõigata, lõpetada mingid teemad lõplikult ära lõpetada, siis sõdalase aspekt sinus on tegelikult aktiveerunud, näitab ennast juba täiesti, on olemas. Nii et praegune aeg, täiskuu aeg soodustab sellist nendele teemadele otsa vaatamist ja see täiskuu näitab selgemalt ka, mis teemadega on tegemist. Igal juhul on muutused on õhus. Kameeli on siin muutuste kehastajana. Ja siit tegelikult tuleb ka kaasa küsimus, et kui palju olen ma valmis muutuma ja kui palju oleks tegelikult oluline jääda truuks sellele oma päris olemusele ilma seda muutmata. Ehk et on olukordi ja hetki, kus meil tuleb olla paindlikum ja vastavalt olukorrale siis tegutseda ja ka teisi erinevaid rolle võtta, aga mingitel hetkedel küsib ikkagi elu meilt seda, et kas sa jääd oma väärtustele kindlaks ja kas sa jääd iseenda põhiolemusele kindlaks. Ja lõpeb see rida tegelikult ka karikate 8-ga. Nii et ikkagi see mineviku vabastamine ja minema kõndimine nende teemade juurest ja nende teemade lahti laskmine, mis on juba kerinud ja kedranud ennast küll ja rohkemgi veel, et ei pea neid lõpmatuseni enam kordama. Nii et see kaartidega istumine või ka iseendaga istumine praeguse täiskuu energiates on hea teha selline täiskuu meditatsioon. Täiskuu võtmed, las täiskuu annab sulle võtmed lahendamaks need teemad, mis sul südamel on või mis on eriti aktiivsena kerkinud, mis on hetkel aktuaalsed. Et istu lihtsalt ja kuulata iseendasse. Polegi nii oluline täielikku vaikust saavutada, kuivõrd see, et sa kuuled oma sisemise juhatuse häält, hinge häält, südame sõnumeid. Vaatame, mida manifesteerida selle täiskuuga. Mida see täiskuu aitab manifesteerida. Korraks mõni hetkel mõni sõnum juurde. Nii et nende laual olevate kaartide selline üks suur sõnum on see, et võta endale aega, et kuulata, et meenutada, et hingemälu aktiveerida,
et esivanematega ühendust luua ja luba siis erinevate kihtide vahelt, erinevatelt ajaliinidelt ka, iseenda ajaliinilt ja suguvõsa ajaliinilt, luba endani jõuda sellel infol, mida sa hetkel vajad ja mis on hetkel valmis läbi töötamiseks, vabastamiseks, minna laskmiseks, et millest on hetkel võimalik eemalduda. Selleks, et muuta seda oma eluliini, et valida uus eluliin, mis on rohkem sinu sõdalashingega valguse sõdalane, valguse eest, armastuse eest seisja, et mis on rohkem sellega kooskõlas, paremini sünkroonis. Sünkroonsused on ka üks märksõna, mis on universumi keel näidata sulle, et sa oled õigel teel. Ole enda üle uhke. Ja sisemine vaikus, rahu sinu sees, kui palju oled sa juba saavutanud ja kui kaugele oled sa juba jõudnud. Sul on igatahes põhjust olla enda üle uhke. Tunnusta ennast. Ja vaata, nii kaugele oled sa jõudnud tänu sellele, et universum sind toetab ja tänu sellele, et sa usaldad ennast. Nii et jätka seda kurssi. Jätka sellel kursil. Kuu Jumalannalt ka üks sõnum meile siia sellesse täiskuu aega. Aeglusta ja ole enda üle uhke, ole saavutatu üle uhke. Kõik, millega sa oled juba hakkama saanud, tuleta endale vahest ka seda meelde. Tihtilugu me võtame enda saavutusi väga nagu loomulikuna, et see justkui ei väärigi tunnustamist, aga just tunnusta ennast, ära unusta ka ennast tunnustada. Kuu Jumalanna räägib 2 kaardiga ja sa oled olnud vastupidav, kandes kõiki neid koormaid, natuke seda sauade 10 sellist energiat tuleb siit läbi. Ja ikkagi need 2 kaarti, et on aeg see raske minevik vabastada ja vabastada see raske energia, transformeerida ja muutus tuleb veel kord. Vaata, et mõnes mõttes sa nagu lükkad ennast lahti sellest raskusest. Jah, see võtab ka teatud energiahulga ja selleks on vaja sellist tuleenergiat ja natuke ka raevukat energiat, et ennast lahti lükata, et ennast eemaldada millestki, aga muideks selleks, et sa näeksid, millest tuleb eemalduda, selleks tulebki natukene erinevate perspektiividega mängida, vaata natuke erinevatest perspektiividest asja, vaata natuke eemalt asja, eemaldu, lükka ennast sellest teemast justkui eemale, kõnni natuke kaugemale ja siis sa alles näed seda suurt pilti, siis saab sulle eriti selgeks, mida oleks tarvis vabastada. Ja muutus igal juhul, muutus on õhus. Ja võtame lõpetuseks ühe positiivse sõnumi. Ja lõpetame positiivse noodiga. Mitte, et muutus ei oleks positiivne, aga ta lihtsalt võib olla natukene raske ja väljakutsuv. Aga teades sinu sõdalase hinge ja vaimult tuleb juhatus, et ole uhke enda üle, sind tunnustatakse juba tehtud töö eest, siis usu mind, sa saad kõigi nende muutustega väga hästi hakkama. Nii, ja viimane sõnum meile tänase jagamise lõpetuseks.
imeõigused rohelised toonid, südamekeskuse värv. Samamoodi need lilled siin ja hobune hästi suure südamekeskusega loomade kuningriigi esindaja. Kui ma tervendan oma meelt, siis ma tervendan oma keha. Meie meel on väga, väga väekas. Nii et võib-olla see muutus, mida siin juhatus soovitab, millele soovitab, nagu juhib tähelepanu, ongi seotud meeletasandi muutusega selles mõttes, et sa oled rohkem selles meditatiivse meele seisundis, mis annab sulle rohkem sellist sisemist vabadust, sisemist rahu